Siin on ka vaja. Kõigepealt suur tänu teile väga sisuka hommikupooliku eest. Ma arvan, nad väärivad ühte aplausi veel meilt, eks ole? Ja aitäh, Peeter, et sa tegid Mikkali meile arusaadavaks ja aitad nüüd ka. Nii et me vestlus käib eesti keeles, aga kui ma küsin midagi Mikkal või rahvas küsib või sa tahad midagi öelda, siis Peeter aitab. Ma panin kirja 10 küsimusi, aga ma alustaks 3 ja ma loodaks, et inimesed sekkuvad. Nii et mingil hetkel ma pakun teile ka nii, et mõelge, kui teil on mingi küsimus või kommentaar, me tahate lisanduseks panna. Nagu Joosep ütles, dialoogis sünnib tegelikult see, mis on tõede. Aga ma alustaks võib-olla selles järjekorras, nagu te ettekand pidasite, ja pööraks nagu selle nendesse teistesse teemadesse, mis teised rääkisid. Et Mikkal, sina rääkisid meile tarkusest ja selle mõnes mõttes nagu sellest hoomamatusest ka, mis on Vana Testamendi tarkuse kirjandus, et lõpuks me seisame nagu silmitsi tarkusega, mille kohta Piibel ütleb, et ainult Jumala kartus suudab seda ära tunnetada. Et me seisame suurem silmitsi, kui me ise oleme. See tarkus, mida me püüame edasi anda, on tegelikult suurem kui meie. Nüüd, kuidas sina näed selle võimalikkust tänavatel või hüüdmises, kus sa oled ja sa puudutad midagi, mis on suurem kui sa ise, mida sa lõpuni ära sealt, mida sa mõista isegi lõpuni ratsionaalselt. Kuidas on võimalik midagi just edasi anda inimestele? Ja, aitäh küsimuse eest. Loomulikult see on kuidas verbaliseerida midagi, mis ei ole verbaliseeritav, eks ole. Mulle tundub tegelikult, et ma ei tea täpselt teie tiitlit, kas rektor Miikal ütles, et tuleb võtta osa selle kogukonna elust ja jagada mingisuguseid kogemusi, vaadata, mis on inimeste päris probleemid ja siis püüda kuidagi nendele vastata. Et kunagi oli selline reklaam, et Raffaello ütleb rohkem kui 1000 sõna, eks ole. Et ja vastata inimeste muredele kogemuslikul tasandil. Ja vastata inimeste muredele kogemuslikul tasemel ja püüda just kuidagi praktiliselt neid kaasata. Me saame teist mikrofoni asendada, see vist jälle ei tööta. Aitäh, Mikkal. Ma arvan, et siit on palju edasi minna. Aga Joosep, sina rääkisid meile hüüdmisest ja selle hääle kuuldavaks tegemisest. Ja nüüd, kui Mikkal keskalt rääkis meile tänavatest, siis selle maailma tänavad ei ole ainult füüsilist laadi, vaid ka virtuaalsed tänavad. On terve voog, liiklusvoog, mis toimub nii-öelda virtuaal või olgu siis massikommunikatsiooni või massi enesekommunikatsiooni maailmas. See on täis sõnumeid. Kuidas sa näed, et seda tarkust on võimalik hüüda sellises virtuaalinfovoo maailmas? See on üle 10 aasta tagasi, kui ma olin Torontos oma sugulaste juures ja mu tädi tütar, tema väga suurtes Kanada, ka Ameerika kogudustes oma mehega olid olnud, nagu öelda, selles meediatöös. Ja pärast intensiivseid kogemusi nad tegelikult olid pettunud mõnes mõttes, nähes nende megakoguduste sellist manipulatiivset tegevust oma koguduse ja reklaamimisel, üles pushimisel. Ja siis ma tol ajal rääkisin, et tahaks ju midagi sellist teha, et ise hakata filmima ja postitama meediasse. See oli kõik algusaeg. Ja tädi tütre mees, Bill, ütles, et tehnika ei ole probleem. Probleem on, kas sul on midagi öelda. Kas sul on midagi öelda. Ja nüüd 1 aasta intensiivselt 3 postitust nädalas, mis ma teen erinevatele sihtgruppidele. Et tegelikult ma lisaksin ühe asja veel. Mitte on see, et sul on midagi öelda,
vaid ka see, kes sa oled. Kes sa oled? Sest mul on üle 1000 õpilase, mis on gümnaasiumist läbi käinud. Nad töötavad Eesti Vabariigis ja üle maailma kõige erinevates kohtades kuni Lõuna-Koreani välja. Ja nad jälgivad. Sa oled nende jaoks keegi, nende kunagine õpetaja. Et see isiksuse karakteri küsimus, ma ei kiida ennast, vaid vend Tõnu Lehtsaar ütles, et tee täpselt niimoodi rahulikult. Ära püüa teisi matkida. Ja ma olen püüdnud sellest kinni hoida, see on mu sõnum siin. Suurepärane. Aitäh sulle südamest. Mikael, sina rääkisid meile sellest, et tänavatel tuleb öelda välja ka prohvetlikku sõnumit. Ja see prohvetlik sõnum on poliitiline sõnum. Nii või hästi laias mõttes, ka nagu poolist ühiskonda puudutav sõnum. Ja ma küsiksin seda, et kui me täna vaatame meediasse, siis me näeme, et tänavatel on mitte ainult vaimne võitlus, vaid füüsiline sõda. Ja see on kõiki meid ehmatanud ja haaranud. Reaalsed inimesed hukkuvad. Me kirikutena ei ole ammu olnud selles olukorras, kus oli Barmeni deklaratsioon. Mida täna sinu tunnetuses peaksid kirikud ütlema? Yes, a very difficult question. The most important thing is, I think, that väga raske küsimus ja ma arvan kõige olulisem asi, that we are aware of the situation et me oleme teadlikud sellest, mis toimub. and we use our structures, our church structures to help. Et me kasutame oma koguduse kontakte ja võimalusi selleks, et aidata. But this situation also brings a lot of fear. Aga see toob endaga kaasa väga palju muresid ja hirmu. And our faith has a way to handle this fear. Ja usk on tegelikult, meie usus on olemas viis, kuidas selle hirmuga toime tulla. That we gather for prayer. Me koguneme palveks. I know that in German Christian history there were some Christians like Bonhoeffer. Saksa kristluse ajaloos on selline nimi nagu Bonhoeffer, who after a long fight of his conscience he came to the conviction that he should help to kill Hitler. Peale sellist pikka sisemist võitlust jõudis ta järeldusele, et tema peab omapoolse panuse andma, et kuidagi saada tappa Hitler. This was very single and very courageous, this attitude. I cannot follow it really. See oli väga erakordne ja selline mingis mõttes hästi individuaalne nagu otsuse tulek. Ma ei usu, et mina suudan seda järgida, sellist otsust. I think the first way we have to proclaim is the way of respect and of peace. Ja esimene asi on see, et me saame paluda ja kuulutada seda rahu ja inimväärikuse respekti teed. But as we see that the way of peace has been often rejected in this world. Ja kui me näeme, et seda rahu teed on nagu tõrjutud ja seda on ignoreeritud selles maailmas. Yeah. And only violence could stop it. Ja tulebki nii välja, et ainult vägivalda kasutades on võimalik mingit piiri panna. Like for example the German violence during the Second World War. Näiteks Saksamaa poolt tekitatud vägivald teise maailmasõja ajal, sellele astuti vägivallaga vastu. We could not shut up as Christians also to tolerant violent ways to stop injustice. Ja me ei saanud kristlastena nagu vaikida või öelda, et ei saa kasutada samamäärseid vahendeid selle vägivalla lõpetamiseks. But when I say it against my heart. Aga kui ma ütlen nii, siis ma tegelikult räägin oma südame vastu mingis mõttes. But the most important thing is
to say to people that God is the Lord of history and he has all in his hands. Kõige tähtsam, mis ma näen, on see, et inimestele anda tunnistus, öelda edasi, et Jumal on ajaloo Jumal, see kõik on nagu tema kontrolli all. Yeah. Suur tänu. Ma ütlesin, et te saate küsida, nii et ma küsin praegu ühe küsimuse veel ja siis annan teile võimalust, muidu ma küsin ka ühe täis. Ma küsin teilt kõigilt ja te saaksite kõik vastata, et kui me loeme piiblit, me näeme, et tarkuses on võimalik ka kasvada. Me oleme nüüd kooli juubelil ja ma arvan, et see kool eksisteerib selleks, et tarkuses kasvada. Võib-olla saate mingisuguse isikliku kogemuse või mingi mõtte meile anda sellest, kuidas teie olete oma elus näinud tarkuses kasvamist. Ja Joosep, sinu pool tahaks seda marjade sulatamise teemat ka nagu, et sa puudutad. Kuidas selle tarkuse marjad saaks üles sulatada, et nad muutuvad nagu reaalselt söödavaks ja tee kõhtu haigeks, nagu sa ütlesid, et hakkame siit pealegi. No ma räägin ja pöördun just teie kui jutlustajate poole, et Jumalriigi töö on laiem, pühapäevakool ja pastoraaltöö mitmed vormid. Aga selleks, et on olemas nagu see igasugused kiir ülessoendamise meetodid, mida ma väga ei soovitaks, aga et kui te tahate ühte head sõnumit saada, et vähemalt nädal aega soendage. Et kui ma olin veel pastor, siis täpselt pühapäeva õhtul ma võtsin järgmise pühapäeva teksti, et sellesse süveneda, seda kuidagi läbi elada ja ka kuulata. Tänapäeval on võimalusi, kuidas teised minust targemad üle maailma seda sama teksti on käsitlenud ja leida see oma isiklik, mida Jumal mulle selle teksti kaudu annab ja kuulajatele. Et see on aja ja muidugi me ütleme, et see on ka püha vaimu töö meis ja läbi palve ja kõik see, aga ikkagi aeg, võtame aega. Eks õppimine on ka üks aja võtmise küsimus. Nagu meil Pukovis öelda, et kõige tähtsam on sits, flash. Istumise, seda. Aitäh, Joosep, see on väga super, aga ma tahaksin, et sa avaldaksid ühe saladuse, võib-olla sa ei ole seda kellelegi rääkinud. Mitu lehekülge päevas sa loed? Vend Osvald Tärgi lugemus oli väga suur ja väga laialdane. Aga ma isiklikult ei ole seda nii ette võtnud, et nüüd tingimata kogu aeg loen. See on ooti. Aga ma pean ütlema, et ma kooli ajal, mul on lugemispäevik, vaat nõukogude ajal tuli täita lugemispäevikut, võib-olla tänapäeval on ka midagi sarnast. Ja mul on kõik need märkmed olemas. Võite Leksio Joosep Tammu kodulehelt kõik lugeda, mis raamatud, mitu lehekülge, 10 000 lehekülge kooli ajal läbi loetud. Ja vaat see on see noorepõlve varandus, mis tuleb kaasa hiljem. Et ka nendel aegadel, kus ei ole midagi lugeda. Et ma siin ütlesin, et ma Nõukogude sõjaväes, kaasas oli piibel ja siis meie tuntud psühholoog Jüri Allik saatis mulle raamatu, Viktor Šklovski raamatu Tetiva vene keeles. Semiootika ja keeleteaduse raamat. See teine, mõlemad 2 raamatut. 2 aastat ma muud ei lugenud. Aga see oli, mis mind kujundas. Jah, see küsimus nagu eeldab, et juba tarkust on piisavalt, et saaks seda mingit teistega jagada, mida ma üldse ei tunne, eriti selliste inimestega enda kõrval, aga kui ma teismeline olin, siis ma käisin koos oma sõbra Artur Kliimoviga, nüüd pastor Artur Kliimoviga Tapal. Ja tema tegeles seal noortetööga. Ning inimesed, kes tema juures käisid, nad ei olnud kogudusliku taustaga, vaid
ta oligi nagu tarkus, et hüüdis tänavatel ja siis tuldi. Ja suheldes nende noortega seal, mind natuke hämmastas, et kuidas nad oma päevi veedavad. Sest et minul on vedanud kasvada üles peres, kus kogu aeg saadeti trennidesse ja õpetajate juurde ja koolis tuli korralikult käia ja nii edasi. Aga nende noorte puhul ma täheldasin, et nemad ise rääkisid, et nad lähevad sageli hommikul kodust välja ja siis nad jalutavad kella 2-3 öösel lihtsalt Tapalinna väljakutel või tänavatel. Ja ma mõtlesin, et mida nad teevad seal nende tundide jooksul, see on nii pikk aeg, et seal ei ole nagu midagi teha, see ei ole ju huvitav. Ja ma jagasin seda nagu hämmingut Arturiga ja tema ütles mulle natuke pahuralt, et isegi et vaata, sina ei saa aru, et on olemas nagu 2 Eestit, et üks Eesti on nagu sinusuguste oma, kus te käite mingitel pallidel ja ma ei tea, kirjutate kirjanduslikke arvustusi ja teete teisi asju ja siis on teine Eesti, selline, kus mina üles kasvasin, kus me suitsatasime ajalehepaberit, sest et meil oli igav või midagi sellist. Ja ma arvan, et sel hetkel ma sain natuke targemaks. Okay. At our theological seminary we have a learning culture. Yeah? Meie seminaril me oleme püüdnud kultiveerida sellist õppimiskultuuri. Theological seminary is not only Old Testament, New Testament, systematics, church history and so on. Teoloogia seminar ei ole lihtsalt vana ja uus testament, kiriku ajalooga, süstemaatika ja praktiline teoloogia. It's very important for us that we have a culture of discourse and discussion. Väga oluline, et on selline diskursuse ja arutelu kultuur. Because we have students from very conservative churches. Meil on seminariste väga konservatiivsetest kogudustest. From quite charismatic and Pentecostal churches. Ja üsna karismaatilistest ja täis nelipühi kogudustest. We have students from very liberal churches. Meil on tudengid, kes on liberaalsetest kogudustest. And our churches are like that, a mixture of many people. Ja meie kogudused on sellised. And they have a lot of challenges and they must find a way together by speaking to each other. Ja seal on nagu palju väljakutseid ja nad peavad leidma tee omavahel rääkides, omavahel suheldes. And our learning culture is you read the Bible, you pray and you discuss. Meie nagu selline õppimiskultuur on see, et sa loed pühakirja, sa palvetad ja siis sa arutad. By this you are growing in your wisdom. Ja seda tehes sa kasvad oma arusaamisest, tarkusest. And the fourth point I want to add, you must not only reflect and discuss, but also do something. Ja 4. punkti ma lisan, ei piisa ainult reflektsioonist ja arutelust, sa pead ka midagi tegema. Therefore, in our studies, we have a lot of opportunities that students can commit themselves in action. But because in action, when you do something, it may be preaching, it may be planting trees, it may be working in factories and so on. You are connected to reality and wisdom emerges. Ja meil on selle tõttu seminaris väga palju võimalusi midagi praktiliselt teha, kas jutlustada või tehases töötada või midagi muud teha, aga kui sa teed, kui sa oled selles tegevuses, siis selle kaudu ka teatud osa sellest Jumala tarkusest tuleb esile. Because what you have said at the beginning, wisdom is bigger than we are. Nagu sa ütlesid, tarkus on suurem kui meie oleme, me ei hooma seda. I have my faith convictions. Mul on minu usu veendumused. And I am proud to be a kind of Baptist. Ja ma olen täiesti uhke olla teatud tüüpi baptist. But I know that God is bigger. Aga ma tean, et Jumal on suurem. And this gives us a kind of humility also. Ja see toob ka see on selline alandlikuks tegev teadmine. And also curiosity. Ja ka uudishimu, et kuidas see asi siis nagu laiemalt veel on. Okay. Suur tänu. Nii, kellel on küsimus? Olge head, tõstke käsi. Ma kordan seda siit, sellepärast, et siis meie televaatajad nii-öelda saavad ka kuulda seda. Ja palun, Randar.
So the question is concerning your topic. Did you have agreement that you follow that 3 words, wisdom, crying on the streets? Did you agree on it? Kas te lepsite kokku selles küsimuses? In advance. Käsk oli ülevalt poolt. It was given for us from the seminary actually. Task. Tähendab, väga tore oli see mõte ka siin esimese ettekandja puhul, ma tuletan meelde umbes 25-30 aastat tagasi, kui me Peetri ja Ermoga tegime piiblitõlke refereeringut Translation of the Bible, the new, the 97 translation. Then you do different languages, and how do you? And sometimes we say, small languages say, we can't express these words. And there's an Estonian professor, Christian, who said, everything can be said in Estonian too. Everything. There is not the concept you cannot express. Okay, he's proposing the translation for phronema, aruku, which is a practical wisdom. Võtta seda, et nagu see arukus oleks see, mis teeb arukaid otsuseid, mis The täna practical wisdom makes practical decisions on the streets. rakendab selle tarkuse, mis meist üle So the practical wisdom applies contextually, street mission wise, the wisdom that is bigger than us. So he says phronesis is the capacity that Nii, ma ei hakka seda kõike ümber jutustama nüüd televaatajale, aga ütlen, et Randar Tasmut pakub välja phronesis, phronema, Eesti vastaks arukus. Ja võib-olla Miikael, kes sa oled nagu polüglott, et võib-olla sa võid siin ühe kommentaari anda. Jah, aga mulle tundub, et me võime ju vasteid luua, kuid lõppkokkuvõttes see on sõna, mis pärineb, ütleme, konkreetsest Aristotelese teosest, eks ole, ja tal loob selle ümber teatud konteksti. Ja ka oma ettekandes ma pidin seal umbes minut aega rääkima sellest, mida see sõna ikkagi tähendab, eks ole. Kui me kasutame sõna arukus, siis see võib sobida vastane küll, kuid me ilmselt peame lisama sinna selle minutilise selgituse igal juhul, sest et arukus võib tähendada väga paljusid asju. Jah, nii palju. Aga kas see muudrost vastaks sellele? Võt selles ongi probleem, et need kõik on ju muudrostid, et Sofia on muudrost ja Prodesis on muudrost ja ka Sapientia on muudrost, et kõik on üks ja sama sõna, tuleb neid kuidagi eristada, see on päris suur väljakutse. Nii, kes tahab veel küsida? Tõstke käsi ja... Ja palun, Indrek. Indrek Luide küsib, et kuidas selle kõigega, mida on räägitud, sobib kokku kirja kohta, et tema ei kisenda ega karju tänavail, mida öeldi ka Jeesuse kohta. Yeah, here you can say you cannot take one word of the Bible and make out of it a law. Ei saa võtta ühte sõna Piiblist ja teha sellest seadust või käsku. I say with the words in the Bible, is it like that? There are situations when certain words cry aloud and other words stay silent. Piibliga on nii, et on olukordi, kus mõned sõnad kisendavad ja teises olukorras need sõnad on täitsa vait. And in other situations it's different. Other words are allowed.
ja teises olukorras on teistmoodi, et teised sõnad, mis nagu hüüdvalt tõusevad esile ja muud sõnad vaikivad. The Bible is not a law book. It's the living word of God, and I believe that the Holy Spirit is making it alive when you read it and when we study it. Jumala sõna on elav ja püha vaim teeb selle elavaks, kui me loeme seda, kui me õpime seda. But it's true, we as theologians, we have the task to interpret and to understand the Bible in all its contexts. Aga see küsimus on õigustatud, sest me teoloogidena nagu mõtleme selle asja üle ja püüame mõista pühakirja nagu oma tema tervikkontekstis. And as theologians, we are very intelligent. Teoloogidena me oleme väga intelligentsed. Sometimes we succeed. Ja mõnikord läheb meil korda. But sometimes we also must avoid, like Socrates, that I know that I don't know anything. Ja mõnikord me peame lihtsalt vältima, ütlema, et nagu Sokrates, et ma tean seda, et ma ei tea. Ja siis nagu Joosep meid just, et kui tahad saada suureks õpetlejaseks, siis nagu Sokrates Jeesus ära pane midagi kirja, siis on parem. On ju. Aga viimane küsimus, aega on enam täis, et kas keegi tahab veel midagi küsida? Yeah, Tommy. Yeah. Throughout this discussion, I've been thinking about 1 Corinthians, where Paul says that the message of the cross is foolishness for those who are perishing. And then he goes on in chapter 2 and says, but the message is wisdom for the mature. Paulus ütleb, et sõnum ristist on narrus ja ka jõledus, aga teises peatükis ta ütleb, can you repeat in the second chapter, it says? And then in chapter 2, he says that the message of the cross is indeed wisdom for the mature. We speak wisdom to the mature. Ja teises peatükis ta ütleb, et see sõnum ristist on tarkus küpsenutele või küpsetele. So if the wisdom of if the cross is foolishness for this world, Kui rist on jõledus või narrus selle maailmale, how do we speak wisdom? kuidas me räägime tarkust tänavatel? What about the foolishness of the cross? Yeah, that's it. It was a question about the street, so I guess it was addressed to you. No, you can begin. It's wisdom. Ma natuke vist adresseerisin seda paradoksi ka oma ettekandes, et meil on see nagu inimlik tarkus ja siis on ja siis vastupidi, see jumalik tarkus võib sageli tunduda inimliku narrusena. Aga ma ei näe otseselt, et kust see teoloogiline probleem siin tekib. Selles suhtes, et kutsutakse kuulutama tänavatel. Ja on öeldud, et Jumal valis välja maailma meelest narrid. Ja selles suhtes, kui meil oleks üleskutse minna kuulutama ülikoolides, siis võib-olla oleks raskem, sest seal on kõik maailma meelest targad kokku uuenenud, eks ole. Aga tänavatel on ka päris hea tõenäosus kohata maailma meelest narre ja küll nad selle sõnumi vastu võtavad. See, millel ma ka viitasin oma ettekandes, võib-olla ei toon niimoodi otseselt selle ristisõnumiga seoses välja, aga see viljakas sõnum, see ikka tähendab ka seda, et selle sõnumi kandja murtakse. Tema plaanid murtakse, nii nagu minu isa elus, see oli murdumine. Meil, head sõbrad, see murdumine võib ees seista. See on ristisaladusest osa saamine, see on see tarkus.
kui nisuiva sureb, siis ta kannab vilja. Aga see on tänavas, müras, see on koolis, väga erakordsetes olukorrastes. No, minu jaoks näiteks see, kui ma seisan koolis klassi ees ja mul on seal soovahetaja tüdruk, kes palub, et ta hüütakse Karliks. Mina murdun seal, sest ma pean teda kui õpilast, kui kaasinimest aktsepteerima. Et need on need kohad. Perhaps I want to add that Tahaksin lisada, we believe as Christians that the wisdom of God has become a person, Jesus Christ. me usume kristlastena, et Jumala tarkus on kehastunud isikus Jeesuses Kristuses. And the wisdom is the story of Jesus Christ, Ja Jumala tarkus on Jeesuse Kristuse lugu, who has suffered and died. kes on kannatanud ja surnud. And the wisdom is not a doctrine See ei ole doktriin or theoretical truth, või lihtsalt teoreetiline tõde, but it is a person, and we come in contact with this wisdom Vaid ta on isik. by our faith. ja me nagu õpime teda tundma, astume kontakti temaga usu kaudu. As we are living in this world, Kui me elame selles maailmas, we must explain our faith. meil tuleb siin selgitada oma usku. We must find wise words. Me peame leidma targad sõnad seda teha. I can define my faith. Me saame natuke defineerida oma usku. That is somehow I must use human wisdom to explain my faith. Ja mingis mõttes ma pean seda inimlikku tarkust kasutama, et oma usku selgitada. But at the same time I know Aga samas ma tean, that my way to explain my faith may change. ka seda, et see viis, kuidas ma usku selgitan, ka see võib muutuda. I was missionary in Cameroon for 5 years. 5 aastat ma töötasin Kamerunis missionärina. And the gospel and Jesus always was in my heart, in my brain. Evangeelium ja Jeesus oli kogu aeg mu südames ja mu ajus. But very fast I learned I cannot preach as I have done it in Germany. Aga ma sain väga kiiresti selgelt, et ma ei saa siin niimoodi preachida, nagu ma olin Saksamaal seda teinud. I must use another language, I must use other contents of the gospel. Ma pean kasutama hoopis teist keelt, ma pean kasutama nagu teistmoodi evangeeliumi sisu edasi andma. And yes, this is explain or live the wisdom of God in the context. And this See tähendab, et ela ja selgita Jumala tarkust selles kontekstis, kus sa oled. And this is another thing that the wisdom which does not know really the gospel. Ja see on teine asi tarkusest, mis ei tunne evangeeliumi, see on erinev nagu. Ja. Suur tänu teile ja ma arvan, et meie ettekandjad väärivad veel ühte suurt aplausi. Aitäh!